Millisena näete arstina meditsiinilisest vaatevinklist inimese tulevikku, kes nüüd on ülekaaluline, aga ei muretse oma tervise pärast? Siin tuleb vaadata natuke laiemalt seda pilti. Et ega kõik ülekaalulised ei pruugigi kuni elu lõpuni mingit väga raskesse haigusesse jääda või vajada mingit väga tugevaid ravimeid. Põhjanaabritel on selline tore uuring, küll juba aastatetagune uuring, kus nad näitavad, et kõige õnnelikumad on need ja ka teatud mõttes tervemad, kes on mõõdukas, vanemas eas mõõdukas ülekaalus, küll aktiivsed, natuke pööravad oma toitumisele tähelepanu, on mõõdukad alkoholitarvitajad, mitte karsklased, aga mõõdukad ja omavad häid sotsiaalseid suhteid. Nii et sõna mõõdukus tundub olevat selline hea parameeter. Ja teine võib-olla näitaja, millele tuleks mõelda, millest siin mõni küsimus tagasi juba korraks juttu oli, on see, et tõesti, milline on selle ülekaalulise inimese eluviis. Et kui ta on aktiivne, kui tema see kehakompositsioon on tegelikult hea, kui ta ikkagi natuke mõtleb oma toiduvalikutele. Võib-olla see ülekaal tuleb sellest, et ta on küll väga hea kokk ja isegi teab kõike, mida sööma peaks, aga läheb pisut liiale. See on üks grupp ülekaalulisi. Ja võib-olla on geneetiline soodumus ka sinnapoole, et see kaal tulebki natuke kergemini. Siis me näeme, et see tõesti see mõõdukas või vähene ülekaal ei pruugi olla hävitav nende terviseparameetritele. Ma oma peas olen pannud sellise mõõdiku nagu tervisekaalupunkt. Et mul on aastate jooksul olnud neid patsiente, kellega me siis koos oleme läbi teinud eluviisi muutust, mina juhendanud, tema muutnud ja jõudnud siis sellise kaalupunktini, kus tervisenäitajad on okei, aga kehakaal ei ole sugugi mitte parameetrite järgi see ideaalne. Ja siis me olemegi aastas korra-paar saame kokku ja hoiame seda kontrollima, et kas see tervisekaalupunkt püsib. Ja nüüd teine võib olla väga väikeses ülekaalus, aga kehakompositsioonilt tugevalt rasvunud ehk väikese lihasmassiga, suure rasvmassiga, juba see rasv on kuhjunud sinna vööpiirkonda ja sealt on alguse saanud juba see haiguste lumepall. Nii et seal tuleb omada sellist natuke teravamat silma, et mitte ainult sellesse kaalunumbrisse kinni jääda. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!